See võis olla aasta 2007, olin noor ajakirjanik, aasta jagu Äripäevas tööl olnud ja nagu ikka noortel ajakirjanikel, nende õlule pannakse sellised tüütumad ja võib-olla ebahuvitavamad asjad, et üks selline rubriik oli meil päeva küsimus, kus tuli helistada 2-3, teinekord 4 tuntud inimesele ja küsida üks selline päevakajaline küsimus. Ja ühel päeval, ma ei mäletagi enam, mis küsimus see oli, helistasin inimestele, selles rivis oli ka üks Keskerakonna liige. Varem ei olnud temaga suhelnud, kokku puutunud, helistasin, küsisin oma küsimuse ära, midagi vist ta vastas, aga kuidagi tal vist oli aega või selline tuju. Jäime edasi telefoni teel rääkima. Siis ma kuidagi tajusin, et tal on nagu siuke räägib asju ja paistab, et teab ka nagu mingid, et saame kokku. Ta oli nõus. Hakkasime mingi regulaarsusega siis kokku saama omavahel. Ja ühel sellisel kohtumisel siis kuidagi ta ütles, et tal võib-olla oleks võimalik saada Keskerakonna ajalehe siis Kesknädala väljaandja Jüri Vilmsi Sihtkapital pangakonto väljavõtteid. Et kas ma oleksin huvitatud? Loomulikult ma olin huvitatud. Et mul oli juba tegelikult varasemast ajast see teadmine, et Jüri Vilmsi Sihtkapitali kaudu liigub osaliselt Keskerakonna must raha. Aga kuni sinnamaani oli see ainult nagu selline allikate jutt. Et see oli selles mõttes jackpot, et saiki mustvalgel nagu kuupäevad, summad, ülekande tegijad. See oli siuke paras paks patakas. Hakkasime toimetuses vaatama, et Urmas Sõõrumaa firma on 1 000 000 krooni nagu üle kandnud ja Tallinna Farmaatsiatehas 500 000. Me olime just kas mõni kuu tagasi Äripäevas kirjutanud, kuidas Tallinna linnavõim siis soosib teatud kinnisvara arendajate projekte. Ja siis oligi nagu panime pusletükid kokku. Suur ülekanne erakonna lehtede väljaandjale ja Tallinna linnavõimu otsus. Jüri Vilmsi Sihtkapitali juhatuse liige oli Tarmo Lausing. Tema põhjendus, et ei, need on reklaamidest makstud rahad, et siin ei ole nagu mitte midagi. Selle 500 000 krooni eest oleks saanud üle 90 poole leheküljelse reklaami toona oleks saanud osta. Läksin Tallinna ühte raamatukokku, võtsin kõik mingi terve aasta jagu kesknädalaid ja vestid näasid välja, lappan järjest. Mitte ühtegi Tallinna Farmaatsiatehase reklaam ei ole, mitte ühtegi Urmas Sõõrumaa selle ESS grupi reklaam ei ole samamoodi. Et siin on ikkagi puhtalt nagu erakonna varjatud rahastamine taga, et siin ei saa midagi olla. Lugu ilmuski ära ja ega esialgu tunduski, et midagi ei juhtu. Aga läks mõni kuu mööda ja hakkasidki tulema uudised, et Taavi Aasa nõunik Ivo Parbus peeti kinni, Jüri Vilmsi Sihtkapitali juhatuse liige Elmar Sepp peeti kinni ja veel aastaid hiljem, kui see asi kohtusse jõudis ja kohtutoimikud avalikuks tulid, siis nagu selguski, et meie loo tegemise ajal kuulati pealt ka nende võtmeisikute kõnesid. Ja et kuidas nad siis omavahel rääkisid, et Tallinna linnapea on väga kohkunud, abilinnapea Taavi Aas on samamoodi häiritud, et nüüd Äripäevas tuleb selline suur paljastus. Loodetavasti see minu lugu oli ka üheks selliseks tõukaks, mis lõpuks selle hästi-hästi korrumpeerunud linnavõimu ametist viis.